Jõuk-jõu. Jõuk-jõu. Oleme siis jõudnud meie teise plantkasti, mis on taskuhääling, mis tegeleb põllumajanduse kriitiliste teemade lahkamisega, milleks on näiteks kliimamuutus, rasked majandusolud, mullateadus ja midagi oli veel, aga läks juba meelest ära. No ei ole midagi teha, eks asjad ikka ununevad ja kui paus on vahepeal olnud, siis on aru saadav. Raske aastavahetus selja taga. Jah. Mis seal ikka? Läida küünal ja kütame. Jah, nagu ikka, need, kes meid siis kuulavad läbi mitte video vahendusel, siis jälle järjekordselt süütame küünla leeklambiga. Siis, et... Meil on professionaalid ukse taga ootamas, kui midagi peaks minema valesti. Aga ma ei näe põhjust, miks peaks. Jep. Ja ega... Imelik, et see toon niimoodi teeb häält, aga mis seal ikka? Podcast number 2. Esimene oli, võib öelda, et edukas, menukas. Noh, kuidas kellegile. Eks ikka heiterid ikka leidub. Aga eks me üritame asju teistmoodi teha, kui keegi teeb. Ja ega meil siin põllumajandusmaastikul ju ega väga ei ole mingid teisi podcast'e. Baltic teeb, agronoom oma kabiini juttudega, kus me oleme mõlemad ka siis korra käinud, figureerinud, aga seal on ainult see et need on puhas siis helisalvestus ja mingit pilti ega asja ei ole. Ühesõnaga, me tahame luua ka ikkagi pilti siia juurde, et anda võimalus meie kuulajatele, vaatajatele erinevaid lahendusi. Nii on. Aga jah, hakkame siis asjast pihta. Eelmine kord me tegelikult ei tuletanud meelde, kes me oleme, kust me tuleme ja miks me mida teeme. Et võib-olla siis alustaks täna niimoodi. Pigem et teeme siis täna selle võtame siis kiirelt kokku, kes me oleme. Et Jaan Skarel, elan, töötan Põlvamaal ja mis siin veel? Töötan siis ühes põllumajandusettevõttes taimekasvatusjuhina ja minu igapäev suvel hooajal koosnebki sellest, et ma enamus aja veedan siis põldude vahel, põldude keskel, põldude ääres, all peal, üleval all, nii heas kui halvas. Ja nii ongi ja lisaks siis on kodus ka talupidamine. Meil on ka siin, mis meil on, 500 midagi peale hektarit. Tegelikult tegevust jagub ja kui kellelgi tekib huvi või küsimus, miks, et 500 hektarit, et Karel, sa ei peaks ju tööl käima, et tee kodus. Jah, olen teinud. Igapäevaselt, kui ma nüüd siis aktiivselt tööl käin, siis ei jõua siin nii palju olla, aga hommiku õhtu ikka käid tiirud, viskad pilgud peale. Aga me veel siin selle koduettevõttega areneme sinna suunas, et jah, üks hetk siis võib-olla siis jah, tõesti loobun nii-öelda siis igapäeva või igakuisest sissetulekust ja hakkan lootma iga sügise selle sissetulekule. Hooajaline sissetulek, mis on ka päris huvitav eluviis. Just, kui nüüd hooajaliselt ei peaks tulema nii palju, et siis on nagu veits imelik. Sest igasugused hobid ja asjad ju, nendega tahaks ju ka tegeleda, nagu mul siin, nagu te siin selja taga näete, et mäesuusk, iseenesest suusad, ütleme, et suht koht odavad, aga minna kuhugi suusatama, see on pigem see kuluartikkel. Ja tavaline lauskmaa, murdmaa suusk ka, et see on siuke hea toonuse hoidmiseks. Aga
räägi endast. Jaa, siis on niisugune värk, et mina igapäevaselt tegelikult resideerun Lääne-Eestis. Seal on mul juured sügavalt savi sees kinni ja töötan Järvamaal ühes suurimas piimakarjaga ettevõttes. Ja nii ongi. Mina olen siis agronoom, lihtsalt agronoom. Et on põnev, on väga imelikke väljakutseid olnud ka seal, mida on vaja siis olnud lahendada, millega ma ei ole toime tulla. Ja nii ongi. Kodus mina enam ei toimeta, kunagi toimetasin ka. Enam ei viitsi. Enam ei taha. Palgatööl on võib-olla lihtsam käia, jah? Palgatööl on lihtsam käia, oluliselt närvikulu vabam tegelikult, et jah, sa saad nagu ennast ikkagi päeva lõpus nagu välja lülitada, et jõuad koju ja oled kodus, et kodus ei sõida mingi töö uuesti sisse tagasi, et selles mõttes on põnev ja tore niimoodi käia. Ja mis siis veel hobidena samamoodi natukene lauskma suuska, sest Lääne-Eestis mägesid ei ole. Ja minul ei ole seda reisitahtmist ka nii hirmsasti mägedes käia. Kõrgust ma küll ei karda väga, aga see selleks. Ja nii ongi. Mis veel? Mis veel? Lisaks siis meile on kaamera taga meil Diana, kes siis moodustab meie siis agronoomia nurga 3. nurga. Tema või ilma tema loata, jah, ükski video üles ei lähe. Kui tema ütleb, et on halb. Kui on läga, siis ei lähe. Siis ei lähe, et tehke uuesti. Mina muidugi jonnin vastu vahel, aga enamus aja ei ole nagu sõnaõigust, et kui ta ütleb, siis nii on ja tuleb uuesti teha. Või siis video on hästi, aga edit on halb. Mitte halb, aga üle pandud natukene liiga palju neid plahvatusi ja värki-särki, et mulle meeldib, aga talle mitte. Jah, et Diana igapäevaselt toimetab siis siinsamas kodus lapse kõrvalt praegu, väike laps tahab tähelepanu, siis siuke paras keeruline väljakutse on olnud see eelmise aasta lõpp ja see aasta samuti, et palju on juhtunud? Jah, palju on juhtunud. Mul on nii palju rohkem ei juhtu. Nii palju enam ei juhtu ja saame kuskilt otsast lihtsalt edasi minna ja nii on. Miks me hakkasime seda tegema üldse? Kogu seda värki. Mul tegelikult oli varem mõte, siuke ütleme, et sooloprojekt oli mõttes, et teeks nagu mingid soolo mõttes, aga siis hakkas igasuguseid neid vahepeal tuli neid ka, et siin Kevili tegi, Bayer, Pasv, et kõik seal nagu tegid ja mis ma mõtlesin, et kes ma olen, et nende suurte ettevõtete kõrval, et hakkaksin mingit sisu looma ja mingit sihukest asja, et siis ta jäigi ja kui siis üks hetk, see oli talvel, märtsis, et davai, teeme või tegin esimesed mingid videod, mingid jumala lambist. Jah, mingid rapsi videosid tõliselt. Jumala random ja siis meil on omavahel on siis grupp, mis on, issand jumal, ma ei tea, mitu aastat vana. Ikka väga vana. Jah. 10. Ilmselt võib-olla 10, jah, peaaegu. Et nii-öelda agronoomia nurk, kui see nimi on meil seal chati nagunii pealkiri, et see on juba pikka aega olnud ja sealt see asi nii-öelda nagu alguse saigi. Ja siis ongi, märtsis lihtsalt, mina muidugi mõtlesin, ma hakkan YouTuberiks, YouTube big money. Aga nagu ikka, Diana ütles, et ei hakka, ei sobi, Instagram on parem. Kuid nüüd
teades, et noh, need podcast'id ilmuvad ka YouTube'is, siis noh. Kareli unistus saab väikest viisi täidetud. Jah, et me oleme jõudnud ka siis sinna ikkagi lõpuks, aga mitte siis sellisel kujul, nagu ma algselt mõtlesin või siis märtsis, et niimoodi hakkab tulema mingid siuksed pikad vlogid, et noh, Diana ütles, et keegi neid ei viitsi vaadata ja ma arvan, et tegelikult tal oli õigus. Et ega ise ka võib-olla ei viitsi nii palju vaadata või noh, järjest siukest mingit pikka monotoonset vlogi põllu peal jalutamisest, ma arvan. Jah, see ei ole ülearu võib-olla põnev. Muidugi, mis meie esmane mõte oli ka see, et kuna meil siukseid käkke ikka kippus ka juhtuma varasemalt siin, et meil on tegelikult kogemust ja staaži päris hoolega, siis algul oli mõte, et noh, võib-olla mingeid siukseid väikseid erroreid ja väikseid feile nagu jagada, aga siis tegelikult see aasta nagu neid väga palju ei tulnud. Ja siis me mõtlesime, et hea küll, teeme siis mingit niisugust poolasjalikku asja. Ja vist, ma ei tea, teid on meid vaatamas, jälgimas päris hoolega palju, et siis vist peaaegu tuleb välja ka. Jah, Tõnis, farmer Tõnis siis, ütles ka meil, kui ma siin podcastis käisin, et inimestele meeldivad siuksed väga huvitavad asjad, et nagu mingid surnud rotid või mingid siuksed asjad. Ma ei ole isegi neid leidnud see aasta, et noh, kui ma oleks võib-olla väga otsinud kuskilt kuivati põhjast, ma oleks mingi võib-olla leidnud kellegi, aga pigem 10 aastat tagasi surnud roti. Jah, täpselt, et neid ka ei olnud, ütleme, et midagi, noh, väga ei juhtunud midagi, et kõik asjad jäid ikkagi ühte tükki, suurt mingit lagunemist ei olnud, et see esmane võib-olla jah mõte, et hakata ka mingid siuksed, noh, big fail'e näitama, mitte fail'e, aga siukseid, noh, juhtumisi. Me isegi ei suutnud kraavi sõita see aasta väga. Tavaliselt ega meil ka iga aasta läheb midagi ümber, aga see aasta ei läinud seda. Jah, et see on tegelikult väga tavapärane, aga see aasta kuidagi ilmselt saad aru, et lihtsalt põllu pealt saaki asju ei tule, et siis vähemalt ärme midagi uppi keera. Just. Palju sul staaži on üldse põllumajanduses nagu selles mõttes? No päris ausalt, kui ma nüüd mõtlen ja ütlen, noh, ma olen eluaeg maal kasvanud, siis noh, seda elujolu oled ju ikka nagu näinud, et mis seal nagu maal toimub või mis seal põllu peal toimub, oled nagu käinud väiksest nagu saati traktorite peal kaasas sõitmas ja kõiki siukest asju ja noh, isa on ka põllumajandusettevõttes töötanud, et temaga kaasas käidud ja nii on, et aga siukest aktiivset põllumajanduskogemust, kus ma võib-olla olen siis pigem niimoodi, et noh, hands on ja veits annan mutrivõtmeid kätte, siis ütleme, et 10 aastat, ma arvan, tohutu areng on toimunud võrreldes selle 10 aastaga. Just ongi ma nagu zero background, siis tohutult pidanud pingutama, et kuhugi jõuda ja mitte olla mingi siuke average Joe, vaid olla vähe kõrgem kui keskmine. Ja ma ei tea, kas ma olen sinna jõudnud, aga ma ise vähemalt usun, et ma olen sinna jõudnud. ja 10 aastat, ma arvan, saab täis või sai täis, saab midagi ennast vahet ei ole. No enam-vähem. Jah, vanu. No ega meil Dianaga on natuke teine lugu selles mõttes, et meie oleme ikkagi olnud kasvanudki nii-öelda talus üles konkreetselt toimivas, töötavas talus. Ehk siis põhimõtteliselt nii kui pead kandma hakkasid ja jalad alla võtsid, nii tegelikult olid sa talutööline piltlikult öeldes. Kindlasti on sellest tingitud niisugune karm töökasvatus ja võib-olla ka austus tegelikult selle ameti vastu üleüldiselt või põllumajanduse vastu üldiselt. Et jah, ma arvan, et meil ei ole olnud aastat, mida me ei veeda kombaini peal ja kas siis ise olles paranka taga või siis kaasas lihtsalt sõites ja vaadates, mis nagu tulemus on, et selles mõttes ma arvan, me Dianaga võiks öelda, et meil on ikkagi eluaegne kogemus, et oleme siin 30 ja natuke peale. Et jah, meil ei ole nagu pääsu olnud, et valikud on olnud ilmselged, et meil on siuke pikk staaž. Aga jah, kui nüüd rääkida agronoomi
nurgast, siis ikkagi ka sihuke 10 aastat tegevana saab nüüd täis tegelikult. Aga oligi peale kooli lõppu, ülikooli lõppu. Põhimõtteliselt kohe, et mina hakkasin kõigepealt kodus natukene tegema seda agronoomia värki ja siis mingil hetkel sai ka nii-öelda palgatööle mindud agronoomina ja see pull on nüüd kestnud varsti juba 6 aastat, et mis saigi tegelikult 6 hooaeg nüüd palgalise agronoomina ka täis, et päris huvitav. Vot, see on siis natukene põgusalt meist rääkides, aga ma ei teagi, mis siis veel. Mis sa uuel aastal teha plaanid? Teistmoodi, uutmoodi, samamoodi? Ega kardinaalselt selles mõttes me ei saa ju midagi muuta, et meil on ikkagi kevad, suvi, sügis, et ja ka talv. Ja ka talv on, et mis tegelikult on väga suur määraja on talviljade osas. Aga mis me teeme uuel aastal teistmoodi? Siis on, et põhimõttelt lähtume ikkagi samast aspektist nagu oli see aasta. Läheme lihtsalt kindla peale enda oma saaki koju tooma. Ei lähe väga hullu seal panema. Et vältida mingid siuksed ebamääraseid riske, mis on tingitud siis ilmastikust. Ega suurt meil midagi ei muutu, eks siin mingid traktorid muutuvad, võib-olla saame ka mingi uue agregaadi maarimise peale, et seda tööd natukene efektiivsemalt teha, aga jah, eks põhifookus ikkagi ongi see, et kulusid kokku hoida, küünal kustus ka ära. Left the chat, jah. Et jah, põhifookus ongi ikka, et oma nagu koju tuua ja ikkagi see võimalikult stabiilne olla, säilitades selle juures kaine mõistus. Muud väga uut pigem ei olegi võib-olla uueks. Eks nüüd, mis on nagu uus lähenemine on talirapsile, et kuidas sellega kevadel händlida või seda händlida, et seda olukorda vältida, mis oli see aasta. Et see lähenemine või see approach on pigem teine ja võib-olla siis mitte kardinaalselt, aga ikkagi päris oluliselt teistmoodi, kui oli ta varasemalt. Sest jah, kohati on siuke tunne, et me oleme selle talirapsi kasvatamisega jõudnud tagasi alguspunkti. Et kui Eestis hakati talirapsi kasvatama seal 2005-2006, ütleme, mingid esimesed hektarid juba ja sealt pind hakkas kasvama. Et eks me oleme peaaegu umbes sealmaal tagasi kogu oma, ongi kliima on nüüd muutunud, sordid on muutunud, kõik on läinud, kõik on muutunud. Ja sellega me peame nagu kohanema, aga me ei ole valmis veel selleks. Et nii on. Jah, mina siis olen talirapsi suhtes hakanud rakendama seda asja, et jätta paar aastat vahele ja siis proovi uuesti. Et vaatame siis, mis juhtuma hakkab. Äkki töötab ka see lüke, et rapsi vahepeal kasvatad, siis nüüd kui uuesti panna, siis tegelikult kahjureid ei ole, vaata, kes talirapsi nagu kahjustama hakkaks nii hullusti. Et lämmatame populatsiooni lihtsalt sellega, et me jätame nad nälga. Jah, teooria on sul hea. Aga praktikas ma tean, et see ei tööta. Näeme. Ja sul uut midagi? Kes seda signaali kuulsid, siis rong. Rong, jah. Midagi uut, ega suurt midagi uut ei olegi selles mõttes, et kasvatame kultuure, mida me ikka oleme kasvatanud. Talinisu, talioder, suvioder paratamatult kahjuks on seal valemis meil sees rohkelt rohumaid ja maisi loomulikult ka, sest lehmad on ja süüa tahavad ka saada. Ja kas me järgmine aasta rohusillu saame, seda ei tea veel Liisu ega lapsed, eks seda näitab aeg lihtsalt. Et pigem midagi hullu väga ei katseta selles mõttes, eks siin nüüd
Proovime muidugi neid moodsaid lahendusi, et natukene vahekultuuri külvata siia-sinna, kuhu nagu on võimalik. Lihtsalt, et parandadagi muldade põuakindlust nii-öelda ja siis ka nii-öelda orgaanikat ja üldse nagu mulla omadusi parandada siis läbi selle. Ja nii ongi tegelikult. Ja harimise mõttes ka ikkagi, mida hooaeg edasi, seda vähem me üritame nagu seda mullapinda seal häirida, segada, kuivatada nii-öelda. Et liigume vaikselt nii-öelda minimeeritud harimise või isegi otsekülvi poole, et nii palju, kui meil tehnika seda täna teha lubab, et siuksed on uue aasta plaanid. Ja muidugi, mis ma unustasin mainimata, et uus kultuur on ja minu jaoks tegelikult tarirukis, mitte mina vähemalt ei kasuta seda teraks, mul läheb ta otse siloks kevadel ja peale seda siis tõmbame maisi, ehk siis koristame ära, proovime erinevaid harimisviise muidugi seal, kasutame striptil tehnoloogiat või siis peaaegu nagu siis kiiret otse vedelsõnniku vakku panemist on ju. Ja siis külvame sinna maisi peale ja tulemus võiks olla päris hea. Aga eks kõike proovime ja selle proovimise käigus, eks te näete ka, et kas õnnestub või ei õnnestu ja eks ma teen niimoodi, et ikka peab õnnestuma ja kui ikkagi ei õnnestu, siis ei õnnestu. Ma ei tea, mis värk selle rukiga on tegelikult. Me katsetame ka nüüd see aasta esimest korda, aga kogu aeg läheb meelest ära, et küllatud see üldse. Et lihtsalt see pind on nii mõõdetult väike. Aga meil on tõesti 75 hektarit. Et tegelikult ikkagi pigem nagu vähe. Aga ma arvan, katsetuseks piisav. Ma olen varem külvanud, varem kasvatanud Lääne-Eestis. Kasvas, alati ei kasva, vahel kasvab, kuidas teil tuju on parasjagu. Suht lolli kindel kultuur tegelikult peaks olema, eks ole, et mulla suhtes suht leplik. Saab näha. Meil on esialgu plaan ikkagi proovida nii-öelda teraks, sest et põhku on ka vaja saada kuskilt on ju ja tegelikult rukis on sellise vähe kõrgema kasvuga või nagu võiks põhku ka saada. Palju see 75 hektarit meid muidugi päästab, on nagu ise asi ja eks siis kevadel paistame, et kui talvitub ja taimik on okei, siis me jätame ta teraks ja teeme seal näpotsaga taimekaitset värki juttu ja võiks nagu tulla küll. Aga kui nüüd on tõesti näha kevadel, et ikka tulla ei taha, siis nagu Karelilgi samamoodi, et tõmbame siloks ära. Aga mitte siis tõenäoliselt maisi järgi, aga mingit muud kultuuri järgi, et põllud on lihtsalt sellised, et maisi seal kasvatada kahjuks ei saa. Aga varsti on kevad. Varsti on aprilli lõpp, mai algus ja Priia. Mis tundeid see sinust tekitab? Priia. Priia meie siis üks lisasissetuleku siis allikas aitamaks siis tasuvalt tegeleda põllumajandusega. Jah, tasuvalt see on üks asi ja me suudaks tasuvalt sellega tegeleda ka niisama, aga lihtsalt see sisend või see väljund oleks niivõrd kallis, et keegi seda osta kindlasti ei jõuaks, et me ei jõuaks sellega niimoodi kuhugi. Väga keeruline või nad on selle protsessi nagu nii keeruliseks ajanud nüüd, et viimasel ajal, et see on nagu midagi müstilist, et kõik need erinevad meetmed ja nõuded ja see on tegelikult päris crazy, et kui sa ei tea, millest ma siis nagu räägin, et siis see on nagu päris hästi, et varasemalt oli põhimõtteliselt meil ju 2 või 3 toetusmeedet nii-öelda, eks ole, üldpindala toetus, mida maksti siis põhimõtteliselt kõikide sinu põlluhektarite kohta, siis meil oli keskkonnasõbralik majandamine ja kellel siis midagi veel, seal on loomatoetused tegelikult ühildatud pindalatoetustega, kellel on ala mingeid looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, saavad ka nii-öelda eraldiselt veel toetust küsida nii-öelda. Need just küll KSM-iga nagu koos ei saa eksisteerida, aga seal on ka nagu nii-öelda skeemid, mille alusel tegelikult võisid nagu saada päris korraliku sissetuleku hektari kohta. Siin enne, kui see asi ära reformiti uuesti,
vist oli nii-öelda rekord hektari maksumus oli kas 208 eurot, noh, võta või jäta, et päris hästi. Ja see aasta see kukkus nagu drastiliselt, noh, tegelikult eelmine aasta juba, et erinevad ökokavade valemid, eks ole, skeemitamised tegelikult piltlikult öeldes ÜPT-d kui sellist meil täna enam ei ole, on põhisissetuleku toetus, mis on ka nagu sihuke keel läheb sõlmi, kui seda öeldagi. Ja oluliselt tõmmati seda hinda ka maha, täna isegi ei tea, mis need hinnad on täpselt, et pigem... No selles mõttes, et need on nagu, pigem on need odavad, et kui keegi arvab, et või me saame mingit raha, mingit nagu siis Euroopa Liidus, siis noh, kahjuks ei saa. Heal juhul või isegi tegelikult enam ei ole niimoodi, et see ei kata isegi meie rendi maksumusi ära, et inimesed arvavad, et me saame nagu väga palju sealt raha, aga jah, et kui te tahate võtke sealt nagu toetuse endale selle maa kasutamise eest, siis ja kui see iga aasta läheb järjest väiksemaks, siis ei ole ju meeldiv ka teil. Ja muidugi kogu see virvarr, mis sinna kuulub, muidugi ilgelt kiirel ajal on vaja teha neid asju. Mina konkreetselt ei pea sellega nii palju nagu kokku puutuma või ma ei pea ise seal füüsiliselt neid numbreid ja põlde joonistama ja toksima sisse, aga ma kuulen kõrvalt, näen ka kõrvalt, et mida see AI või AI siis teeb nende põldudega, et joonistab meil siin põllu nii-öelda puude varrisi, joonistab põldudest välja ja ühesõnaga joonistab põlde nagu väiksemaks, kui nad tegelikult päriselus on. Ja siis seleta ära, et miks sa põllu suuremaks joonistad, põiri korrigeerides. Just. Tegelikult, et minu tööülesannete hulka kahjuks kuulub ka priiaga majandamine ja kevadel tõesti on see nagu üsna huvitav, et kui praegu oleks tegelikult talvel võib-olla aega rohkem nende kaartidega tegeleda, siis millegipärast neid tegelikult nagu joonistada hästi lasta või need siis nii-öelda muudetakse ringi jooksvalt. Ja siis on nagu väga huvitav avastada, et on nagu pinnad vähenenud ja mitte vähenenud. Ja siis on sihuke vahva värk, et kammi oma põllud kõik läbi. Mida rohkem on sul niisuguseid põllulapikesi, tunnen tõesti kaasa siin mägieestlastele, et ma ei tea, ma ei viitsis, kui hektarine lapike siin ja teine seal ja kolmas veel kuskil kurat teab kus, et hektar on ikkagi võit. Alla hektari siis on see jackpot. Et selles mõttes jah, patt oleks nagu väga kiruda siin, aga ütleme nüüd, et see on paganama tüütu töö. Ja täna nähes nagu neid vigu, mis seal nii-öelda selle automaatpildistamise, mõdistamise ja joonistamisega nagu tekivad tegelikult, et jube lihtne oleks see, et linnukesed ette lisataotlusele ja asi on korras, on. Aga pärast vaatad, et oppaa, et naabrimehe aias on pool põldu näiteks, on. Et siis see ei ole tore avastus. Ja see ei ole üldse tore avastus, kui mõni ametnik selle avastab, et kuule, põld on vale koha peal märgitud, on. Ja siis paratamatult kammid need kõik seal läbi täpselt sellel kõige kiiremal ajal veel, kui sul tegelikult on juba taimekaitsetööd nagu tipul harjal, nii-öelda laineharjal. Ja tegelikult on sul juba ka nii-öelda maisikülvid, suviviljakülvid, et selles mõttes üsna selline halb aeg tegelikult. Ja vähe sellest siis tullakse ju ka kontrollima siin mingil hetkel, eks ole, ikkagi. Mis on paratamatus, millega me oleme harjunud. Aga millegipärast tulevad kontrollid ka alati kõige maasikamal hetkel. Kuidas sinul sellega kogemus on? Loomulikult, ilgelt kiire on tavaliselt, kui nad tulevad, igasugune kontrolli vahet ei ole, milline see on. Et ilgelt kiire on ja neil on kohe niimoodi nagu kõik, neid asju vaja. Et, dokumentatsioonid ja kõik asjad. Et muidugi nad on kogu aeg on nad nagu selles mõttes meil on jooksvalt kogu aeg täidetud, aga ikkagi kogu see saatmine, kirjutamine, kogu see võtab ikkagi oma nagu aja ja kiirel hooajal seda aega on niigi vähe, et nagu nii paned unetunnid eest tõmbad ju nagu nii tööd, et see veel mingi ametnik ka seal sisse lendab, siis on nagu eriti äge. Või siis ongi mingil
koristusperioodil tavaliselt tuleb mingi fotoülesanne. Jah, pildista kultuuri. Jah, Veel parem. kultuur on ammu koristatud, järgmine kultuur on juba külvatud, mida ma seal enam pildistan. Et see on vahva alati jah, kui niisugune asi juhtub ja et minul nii hullust õnneks ei ole läinud. Eelmisel aastal tegelikult korra juhtus, et oktoobris tuli seal fotoülesanne, kus oli siis vaja pildistada suviodra, aga selle suviodra põllu peal oli tegelikult rohumaa juba. Allakülviga tehtud nii-öelda rohumaa. Ja siis niide oli ka tehtud. Sealt oli juba 2 niidet tehtud ja seda põnevam see olukord oli. Aga siis õnneks ma leidsin vähe sellest, tegelikult on sul ka märgitud nagu koht, kus sa pead ju selle fotoülesande nagu täitma nii-öelda. Sulle määratakse... See on ka haige, Okei, see aasta läks paremaks. Läks paremaks tõesti. Aga jah, see on nagu natukene läbi mõtlemata võib-olla, et sulle antakse ette koordinaadid, kus sa pead pildi tegema. Okei, kui sul on 10, 15, 20 hektarit põld, see ei ole probleem minna kuskile põllu kaugemasse nurka ja pilt ära teha. Aga meil on ka massiive, mis on 50 pluss 70 pluss 90 pluss hektarit tegelikult. Ma ei tea, Karelil kas nii suur on, aga ilmselt ikka on. Ja siis on kuskil kauges nurgas, metsanurgas näiteks, ma ei tea, mais külvatud, eks ole. No palun väga, mine raiu sinna taha nurka, unustage ära selles mõttes, et not gonna happen. Ja minul ka siis eelmise aasta juhus, eks ole, et mul on tehtud 2 niidet. Muidu meil on satelliidid, mis siis mõõdavad biomassi, eks ole. Need niidu satelliidid. Ja siis sealt võiks jälle näha biomassi muudatus, eks ole. Ja siis me peame minema tegema suviodrast pilti oktoobrikuus. Et not fun. Selles mõttes, õnneks ma leidsin elektriposti alt mingi kõrrekese, millel oli mingi pealaadne asi veel otsas ja ma sain selle fotoülesande nii-öelda täidetud. Aga see asukoht ei olnud nagu päris see, et kõigepealt tegin asukoha pildi ära ja siis ma läksin nagu lisasin lisapilte nii-öelda, et näidata, et seal põllu peal on see kultuur olemas. On olnud see kultuur olemas tõesti mingil hetkel ja selles mõttes on see muidugi, ta on muidugi hea lahendus, selles mõttes sul on keskkond, kus sa saad teha pildi, et siis nagu näidata, mis sul põllu peal on. Aga lihtsalt jah, see, et asukoht. Kohati jah, need punktid väga huvitavad, et või millal ka see ajaline aken nii-öelda on, et millal neid pilte nagu teha. Et tõesti, kui on kultuuri kahtlus, siis tegelikult mingite talikultuuride puhul, kui on ikkagi näha ka, et Priias on märgitud talikultuur, et hiljemalt ikkagi juuli keskpaik hiljemalt võiks olla fotoülesanne siis esitatud, kui on kahtlus, et äkki seal ikka ei kasva midagi. Et jah, sellega on natuke piif ikkagi meil endiselt. Ja, aga eks see käib meie nagu siis asja juurde, muidu varem käisid ametnikud ise kontrollimas, pildistamas, mõõtmas, kaardistamas, aga... Nad käivad siiani, aga nad käivad ka täpselt samamoodi, et probleemkohad. Ja. Et kui on ikkagi kahtlusi, näiteks eelmine aasta ka, kui sai mingeid veeauke näiteks lisatäiend külvatud nii-öelda, siis ikkagi ametnikel oli ka, et kuule, et halloo, et sul oli maikuus must maa, satelliidipildid on meil küll, lennukipildid, mis iganes pildid, kus nad pilte teevad, siis sul on must maa, vatiis, on ju. Ja siis tuldi nagu küsima, minul oli dokumenteeritud õnneks kõik, et nendel põllumassiividel on enam-vähem ligikaudu kahjustusulatus nii suur ja seal on tehtud siis täiendavaid tegevusi. Et ikkagi saavutada mingi taimkate sinna, kuidagi tekitada see taimkate. Ja minul käidi seda reaalselt nagu ka kontrollimas. Ja selles mõttes oli väga okei, et inimene ikkagi tuli ise kohal, et ma ei pidanud hakkama seal tegema fotoülesandeid ka nagu sellel just koristuse alguses nii-öelda, et kus see aeg on veel eriti kiire, et kogu on veier nagu tööle saada normaalselt. Et siuke värk jah, siuke kogemus sellest aastast siis ametkondadega. See ei ole pelgalt, ei ole see kõik kogemus siis ametkondadega see aasta. Nimelt, meil on põllu peal või põldude ääres on puhveralad. Sõltuvalt siis taimekaitse tootest on seal puhveralad.
kus sa siis näiteks mingi teatud tootega ei tohi nii-öelda pritsida mingi 5 meetrit, 10 meetrit, noh, seal on ühesõnaga mingid siuksed alad, on ju. Kõik on väga ilus, kena, tore, on ju. Noh, sa lähtud etiketist, sa ei tee, on ju, sa teed mingi muu tootega, millel siis ei ole seda puhvervööndit või mis siis on nagu ka vähe leebem Vähe ja leebem. vähe väiksema keskkonnasurvega nii-öelda. ja sa lähedki teed. Aga kui juhuslikult mõni kontroll peaks juhtuma nagu sinu põllu peale ja on olnud siuksed tööde teostamiseks lubatud töötingimused, puhanguti on näiteks olnud tuul ja on puhunud nii-öelda siis seda lahust nii-öelda puhveralale, mis ongi puhverala mõte, et kui tuleb mingi tuul, puhanguti või mis iganes, mingi pööramiste ja keeramiste aeg, natuke ikka see triiv siis läheb sinna poole, et puhveralad ongi selle jaoks, et see Kinni püüda. kinni püüda, et siis tooted ei satuks sinna, kuhu nad sattuma ei pea, on ju, et metsa, teedele, kuhu iganes, on ju. Et see ongi selle mõttega. Aga kui nüüd on juhtunud see siuke asi, siis sul ei ole mitte mingit võimalust tõestada, et sa ei teinud niimoodi, sest ametnikud ei usu sind ja neil ei ole ühtegi piisavat või pädevat alust või noh, mingit tabelit, et või mingit skaalat, et kui palju siis on siis selle tootega pritsimisel, otse pritsimisel see toimeaine kogus siis seal puhveralal või siis on tuuletriivina seal puhveralal. Et mingit sükst asja ei ole ja neid pigem neid ei huvita. Et sa oled süüdi, sa oled pritsinud, sa oled teinud, sa oled seadust rikkunud. Et tegelikult see on nagu probleem. See on probleem jah, nagu selles mõttes ka, et tõesti me jälgime neid nõudeid tegelikult väga pedantselt, eks ole. Ja me saame nagu aru selle nii-öelda vajadusest ka, et ikkagi neid puhvervööndi nagu peab olema ja peab hoidma, on ju. Aga seal tekib ka teine teema, et täna me tekitame ja hoiame neid puhvervööndeid ju ka selleks, et nii-öelda keskkonda säilitada. Seal põldude servades oleks siis igasugused imelised olud kasurputukatele, igasugustele niisugustele ökoloogilistele taimekahjurite vaenlastele siis, eks ole. Pluss veel liigiline mitmekesisus, sest seal põldude servades kasvab siis hästi varieeruv taimestik, eks ole, seal on, ma ei tea, seal on erinevaid õitsevaid õistaimi, eks ole, umbrohtude näol tegelikult, mis meie jaoks põllul on umbrohud tegelikult, mis tõmbavad ka saagikuse tegelikult alla, sest konkurents on seal ikkagi päris nagu arvestatav, on ju. Pluss veel seal tekivad siis nagu järgmised probleemid, et meil on seal raskesti tõrjutavad kõrrelised umbrohud, mis tegelikult tõmbavad su teraviljasaagi, rapsisaagi, maisisaagi täiesti nulli ära. Ja kust need hakkavad tegelikult need levima ka põllu keskele? Tegelikult hakkavad levima, üks asi hakkavad umbrohud levima põllu keskele, teine asi on ka see sama kahjurite teema, mis eelmine hooaeg või lõppenud hooajal oli meil tegelikult suur teema. Et jah, kui sul seal puhveralal, kus sa tegelikult nagu eriti midagi toimetada ei tohi, hea, et täna külvatud hoid, varsti võib-olla keelatakse see ka ära, who knows, on ju. Et siis seal tegelikult arenevad ka need samad pahalased, eks ole. Ja sorry, see ei ole looduslik mitmekesisus, kui meil on põllu ääre puhveralas on mingi metsik, ma ei tea, maakirp või mingisugused kärsakad või mingisugused traatussi vastsed naksurid, eks ole, või traatussid naksuri vastsetena, eks ole, et siis see ei ole okei tegelikult. Et samas me nagu üritame olla hästi keskkonnasäästlikud ja luua nagu häid tingimusi ja kasutada ära siis loodust ennast. Aga samas tegelikult me tekitame sellega kohati, mulle tundub, et suuremad probleemid. See on tegelikult probleem jah, et kui need olgugi, et ongi, et las nad olla, aga siis kui ongi juhtud mingi siuke asi juhuse tahtel, siis põllumees ei ole nagu süüdi alati. Et
võiks nagu seda ikkagi nagu arvestada. Jah, ja kunagi see ühtegi asja ära tõestada tegelikult baseerudes ühele proovile, nagu sinu kogemus on, eks ole. Jah, et nii on. Selle aasta siuke seiklus, järgmine aasta kindlasti siukseid seiklusi ei taha, aga kui need tulevad, siis ei ole midagi teha. Jah, sellega oleme me ilmselt ammu leppinud, et olles põllumajanduses tegevad, siis on see ühiskonna surve ja võib-olla see suhtumine nagu paratamatus, et põllumees on paha ja ainult mürgitab ja tapab kõike ja et eks see on siuke seal ongi, kuigi paratamatus, mis käib ametiga kaasas, aga tegelikult selle jaoks me siin ka oleme, et näidata tegelikult ka nii-öelda eriala välistele ja võõrastele inimestele, et kuidas toit tuleb tegelikult lauale ja tegelikult me ei tee midagi illegaalset, halba ja väga nagu roppu sihilikult, eks ole, et kõik on ikkagi parima tulemuse saavutamise nimel nii-öelda. PVT, parim võimalik tehnika. Sealjuures ka, et mürgitamisel on vahe, pritsimisel ja mürgitamisel on suur vahe. No mürgitamine ikkagi, see on väga vale termin esiteks. Mürgitamine on siis, kui ikkagi kõik hävib seal, et me ikkagi teeme taimekaitsetöid, et me lähme mingit kindlat asja sinna tõrjuma, on need kahjurid, on need taimehaigused, on need umbrohud. Ja iga kord, kui prits või siis taimekaitseprits sõidab põllu peal, siis seal ei tähenda, et seal on mingi hull, seal ei olegi hullu midagi, kõik asjad on tänapäeval nagu suht lahjad, aga üleüldse, et seal on mingi taimekaitsevahend sees, et kuna meil on hästi palju lehekaudseid toite vedelikke. Ongi, toite lahuseid, mis taimedele anname, et tuleks siis ilus kvaliteetne ja toitainete rikas saak sealt, et sest ka teie, lugupeetud vaatajad ja kuulajad, tegelikult tahate ju saada toitu, toorainet, mis on kõrge toiteväärtusega. Seda tahavad ka loomad. Ja selle me peame kuidagi tagama ja tihtipeale selle tagabki see, et me oleme selle taimekaitsepritsiga kahjuks põllu peal. Et me toidame taime ja samas me väldime ka siis näiteks haiguste levikuid, mis võivad siis tekitada viljades toksiine. Rukki puhul näiteks, kes on rukkileiva fännid, ma loodan, et eestlased ikka on. Millal te viimati libahunte nägite? Aga see ongi see pritsimine, mis seda libahuntide nägemist nagu veits nagu hoiab tagasi. Et jah, tungal tera rukil, eks ole, kui ei tõrju, siis niimoodi oleme me saanud endale muinasjutu tegelikult. Jah, eks nii on. Aga jah, see selleks on it is what it is. Jah, on meil paberimäärimist omajagu, on seda kontrolli ja on ka muid säädusi ja asju, mida me peame jälgima. Anu, ja. Sul oli mingi normaalne piif nende infopäevadega. Mis värk sellega on? Mina ei ole ausalt olnud sellesse nagu, ma tean, et see on teema, läbi sinu, et sina oled rääkinud, et siuke teema on. Mina ei ole veel väga süvenenud nendesse kuupäevadesse, kuna need asjad on, siin on tegevust jagunud muudega asjadega, aga räägi, mis teema on? No teema on selline, et millegipärast, ma ei tea, et kas siis sellel aastal me oleme lihtsalt seda rohkem tähele pannud lihtsalt sellel põhjusel, et ettevõtte, kus ma töötan, meil on 2 agronoomi, ehk siis meil ei ole nagu see 24/7 tööl, vaid meil on ka nii-öelda vabupäevi, puhkepäevi ja me saame käia nii-öelda õppepäevadel, infopäevadel nagu ennast siis täiendamas, et olla kursis nagu moodsate arengutega. Ja siis me katsume nagu kordamööda käia ka, aga väga raske on kordamööda käia niimoodi, et emb-kumb meist ka tööl on, kui üritused toimuvad kõik samal päeval. Et see Jenka hakkas siin tegelikult juba vist aprillis pihta eelmine aasta, kus siis 30. aprillil oli 4 või 5 erinevat
infopäeva, õppepäeva, seminari erinevates Eesti piirkondades, täiesti erinevatel teemadel, mida kõike oleks tahtnud võib-olla kuulata. Aga füüsiliselt see lihtsalt ei jõua. Muidugi täna on hea lahendus see, et väga palju asju toimub Zoomi keskkonnas või mingisuguses veebikeskkonnas. Aga jube debiil on nagu see, et siis sa oled nagu ise füüsiliselt ühes kohas ja siis sul telefonis on nagu üks seminar ja arvutis on teine seminar, ehk sa nagu viibid 3 kohas justkui korraga ja tegelikult ei pane tähele mitte midagi. Suvel vahepeal rahunes see asi nagu maha, et mõned üksikud üritused olid niimoodi, et pead nagu valima, et kas ma lähen nüüd siia või sinna. Sest tundus nagu huvitav ja võiks nagu kuulata. Aga nüüd sügisel ja ka nüüd talvel tegelikult uuel aastal jätkub see sama teema, eks ole, et meil on väga populaarne või nagu selline pushitud teema ja täna ikkagi regen on ju. Võib-olla selline teraviljakasvatajate teema, rohkem puhta teraviljameeste teema, võib-olla rohkem selline loomakasvatuse, lihaviste teema, eks ole, kui võib-olla segatootmine piimakarjakasvatuse näol. Aga ma ei tea, tahaks minna NR-ile, aga meil on samal ajal veel teisi üritusi. Ja siis erinevad teravilja siloseminarid samadel päevadel, et tegelikult on see nagu veits nagu süke, ma saan aru, konkurents on tervitatav ja konkurents on edasiviiv jõud ja mis iganes, aga ütleme niimoodi, et ega varsti hakkab süke jalgadega hääletamine toimuma, et paratamatult sa muutud rohkem ühe ettevõtte või ühe liikumise usku kui teise liikumise usku, et midagi pole teha, see lihtsalt ei jõua igale poole. Et see on nagu veits nõme, et seda võiks tegelikult veits jälgida. Jah, sest tihtipeale ikkagi on, et see tõde nii-öelda on kahe vahel on, et üks räägib ühte juttu, teine räägib natuke teist juttu ja see tõde on seal kuskil nagu vahepeal on, et sina pead ise tark olema, et see tõde sealt üles leida, aga selle jaoks sa peaksid käima mõlemal üritusel, aga kui need juhtuvad samale kuupäevale, siis ma ei tea, et kui nad on samal kuupäeval, sa lähed ühe ettevõtte siis infopäevale, aga teise omale ei lähe, et siis nüüd teine siis ettevõtte solvub, et sa ei läinud. Sama beef on tegelikult ka ikkagi, see ei ole nüüd ainult nii-öelda meie taimekaitse või nagu selle edasimüüjate teema, eks ole, või mingisuguste nii-öelda piltlikult öeldes usuliikumiste teema, aga see oli detsembris teema, november-detsember teema tegelikult ka ma ei tea, Priiaga, Metkiga, kellega iganes, eks ole. Et meil on ala teravilja foorum ja mingisugune KSM-i koolitus on samal päeval, eks ole. Miks? Pange siis KSM-i koolitus järgmisele päevale või pange siis hilisematele tundidele kas, et mina oleks valmis kuulama ka kella 2, eks ole. Et mul saab üks üritus läbi, ma siis lükkangi ennast kuskile Zoomi keskkonda ja ma olen nagu kohal ja ma saan selle info kätte. Ja siis see on nagu veits nagu siuke debiilne, et vabandust karmi sõnakasutusest muidugi, aga selles mõttes nagu keeruline, et igasugused siuksed KSM-i mulla koolitused või niisugused, mida sa nagu ka jälle Priia, tegelikult on see Priia konks, vaata, et sa pead nagu läbima aastas mingid koolitused, kui sa võtad mingeid toetusi. Aga siis kui need üritused hakkavad nagu järjest olema samadel päevadel, seal juures on sul igapäevased muud ülesanded ka veel, eks ole, et see ei ole niimoodi, et kuule, mul on kuu aega ja nüüd ma kuu aega iga päev kuulan mingisugust infopäeva või koolitust, mille ma pean läbima, eks ole. Siis kahjuks nii saa, eks ole, et meil on igasuguseid nii-öelda ettevõttesiseseid koosolekuid, mida iganes, eks ole, üritusi, meil on igapäevane töö ja siis on meil need asjad ka veel. Ja kui need hakkavad veel omavahel ka kattuma, siis neid puut peksna. Et see on beef veits ja ma olen veits tige tegelikult selle peale ikkagi. Ongi Anul on tegelikult muidugi väga õigustatud ja põhjendatud ongi mitte, et need kõik nagu ülimingid olulised asjad lõppkokkuvõtteks nagu oleks. Aga tõesti see, et teinekord nagu tahaks kuulata, eks ole, et need samad mingid Priia asjad ka, et jälle räägivad sul seal toetusmeetmetest, eks ole. Sa ei saa nendest niikuinii mitte midagi aru. Ja siis sa mõtled, et ma kuulan neid infopäevi või koolitusi, et äkki ma saan midagi aru. Ja siis, kui sa enne said midagi aru, nüüd sa ei saa sedagi aru.
et ja kui sa kuulad ka veel, siis on tegelikult puhthambad. Et jah, ma arvan, et see ei ole tegelikult ainult minu probleem. Et seda on ka teistel, kes nagu võib-olla, kelle jaoks võib-olla see ongi ainuke nii-öelda info saamise võimalus nii-öelda. Selles mõttes nagu veits sama. Aga pole hullu, pikka viha ei pea ja saame hakkama ja eks ma siis planeerin ka enda aega paremini, sest noh, ma saan aru, et eks on aja planeerimise probleem ka on. No ma ütleks, et kui need asjad ikkagi samal päeval on samal kellaajal, siis noh, siin ei ole enam midagi planeerida, siin on kas üks või teine, nii et või siis mitte kumbki tegelikult, sest lõpuks võime olla ka rebelid ja ongi, korraldage endale neid üritusi, kui te tahate. jah, et kui te nagu ei suuda neid nagu natukenegi nagu vaadata, et noh, pange siis kas või nagu järjest nagu, et üks ongi ühel päeval, teine teisel päeval on, et tegelikult meil maisidega sügisel läks tegelikult päris hästi isegi, ma olin rahul. Mitte üks maisipäev ei olnud topelt. Jah, täpselt, aga oligi põhimõtteliselt nädala aja jooksul põhimõtteliselt olid kõik päevad olid mingi maisipäev on ju kuskil on ju, et kuigi oli teisi, oli küll ühel maisipäeval oli mingisugune paralleelne üritus kuskil. See ei olnud mingi ülearu põletav ja huvitav selles mõttes. Skandagral äkki või? Aga mingisugune error kuskil korraks nagu tekkis, aga tõesti see oli jälle niimoodi, et kui sa oled nagu maisikasvataja, siis pigem kõnetab sind see mis iganes maisipäev, kui see teine üritus seal kõrval. Noh, ilmselt ei kõnetanudki, sest ma ei mäleta, mis üritus oli, aga ma tean, et ühe korra oli maisipäevadega küll niimoodi, et oli nagu 2 üritust samal ajal. Et siuke huvitav lahendus veits nagu... Katsuge olla ja võtke kokku ennast. Ei oleks vaja mingit siuksed asju. Sest me tahaks tegelikult me tahaks käia, kui meil ikkagi aega on, siis teinekord tahaks käia, kas või lihtsalt mitte võib-olla isegi nüüd, et me nüüd ei tea või, aga noh, teinekord tahaks ka nagu noh, lõunat süüa, kohvi juua seal, saada sõpradega kokku või tuttavatega kokku ja nii-öelda kogemusi kas või jagada, et pigem on nende ürituste eesmärk just ju kogemusi jagamine nii-öelda, et tore on, kui sa sealt saad mingit uut know-how'd ka, aga jah, tegelege palun selle probleemiga, kes tunnevad ennast puudutatuna sellest probleemist ja nii ongi. Kuule, aga tegelikult hakkab külm ja aga jah, teine podcast nagu ikka jälle veel oleme garaažis, võib-olla areneme, seda ei tea veel, Liisu ega lapsed nagu Anu armastab öelda. Keegi meid ei supporti ka veel, me joome siin kaevukanget. Otse kohalikku vett, otse kaevust. Kohaliku mündiga ja kohaliku vaarikaga. Jah, siin kodus kasvab ja mustsõstar ka täitsa kohalik siit samast aiast. Nii et väga tervislik C-vitamiini on, aga tahaks ju rohkem toitaine nii-öelda, et tahaks mingit vitamiinivett äkki. Jah. Ja nii ongi ja võtame siis teise podcasti kokku, me olime tublid. Te olite ka tublid, et jõudsite üldse siia lõppu välja. Ega nii ongi, noh. Head uut aastat ja või jätkuvat õigemini. Või jah, jätkuvat või head vana aasta lõppu või mida iganes. Kellele mida? Mis hetkel jah, asjad siin juhtuvad. Aga jah. Loodame, et uus hooaeg on meie vastu armuline. Hooajani ei ole kaua jäänud. Meil on 3 kuud, natuke vähem, natuke rohkem. Noh, mõtted on juba ikkagi uues hooajas. Mis seal salata? Aga mis seal ikka? Kohtume siis üritustel, kui te suudate ära otsustada, millal ja kuidas neid korraldada. Võib-olla me tuleme ka oma ägedate pusadega. Me ei tee reklaami, sest pole pointi. Aga nii ongi. Ja terviseks ja näeme... Sabarõngas, jookseme edasi. Näeme järgmises episoodis. Nii on. Peace out. Peace out.